See juhend sündis sellisest tüüpilisest probleemist, mis on pakkujatel riigihangetega seoses, sest pakkujad ongi ju need, kes kõige ehedamalt näevad seda tulemust, kogu selle riigihangete õiguse nagu tulemust hankija tegevuses, eks ole. Hankija koostab riigihanke alusdokumendid ja avaldab need ja siis pakkujad jooksevad tormi, et see hankeleping endale saada. Ja sellepärast riigihanked ongi nii huvitavad, et need väärtused või olulised aspektid, mis kehtivad koolitoidu ostmise puhul, ei ole päris samad, mis on turundusteenuse ostmisel, no näiteks disainiteenus, reklaamiteenus, meediateenus, kommunikatsioon, üritusturundus. Et nad on erinevad hankelepingu esemed ja seetõttu see know-how on ka pisut erinev, eks ole. Kui ma pean hakkama teehooldust või mingisugust sõjatehnikat ostma, mul on vaja mingit know-how'd. Hankijad paraku on sellised generalistid. Nad teevad ühel päeval turundushanked ja teisel päeval nad hakkavad koolima ehitama, kui mõelda ühele kohaliku omavalitsuse peale näiteks. Ehk siis tekib teatud frustratsioon turul, et kui generalistid koostavad hankedokumente ja sellest valdkonnast nagu päriselus eriti midagi ei tea. No siis tavaliselt toimub see, et võetakse copy-paste selle, mida riigihangete registrist leiad ja siis natuke tuunid enda nõuetele vastavaks. Ja ettevõtjad, kes kogu osalevad nende riigihangetel, näevad mingisuguseid tüüpvigu ja nad tahavad muuta riigihanke õigust selle võrra nagu paremaks. No, see on üks uus fenomen, mida me näeme Eesti riigihanke õiguses, et kui siin Mart Parind rääkis sellest kommuunist, kogukonnast, siis sellele kogukonnale lisanduvad advokaatide ja kahe õigusteadlase ma ei saa öelda paari õigusteadlase kõrval ja kohtunike kõrval ka ettevõtjad. Ja ettevõtjad, nendel on see selline teadmus, mida me riigihangete õigus nimetame see valdkonnas tegutsev mõistlik isik. See on korduvalt kohtupraktikas öeldud, et me eks ole väga palju tõlgendame hanketingimusi valdkonnas tegutseva mõistliku isiku järgi. Need mõistlikud isikud on ka näiteks turundushangete puhul pannud kirja oma siis mured ja rõõmud, mis nad on turundushangetes avastanud, et näiteks, et mis on siis 3 suurimat probleemi turundushangetes praegu. Et siis ma arvan, et paljud ettevõtjad erinevatest valdkondadest, neil on see äratundmisrõõm või mure. Et esiteks see, et tehniline kirjeldus on ebaselge, et skoop on jäänud lahtiseks, aga kui täpselt ei tea, mida ostetakse, siis on väga vähe tõenäoline, et see hankelepingu täitmine läheb edukalt. Teine probleem turundushangetes on see, et toimuvad ainult hinnapõhised hanked. Ja see tähendab omakorda, eks ole, et seda intellektuaalset teenust, mis on väga sõltub sellest, kes sulle seda teenust pakub, et seda nagu ei saagi, ütleme siis eeskujulikumat pakkuda, sest nad lihtsalt selles hinnakonkurentsi ei suuda konkureerida. Ja riik saab siis odava, aga mitte tingimata kvaliteetse. Ja kolmas probleem turundushangetes on, et ikka väga palju tööd peab tegema pakkumuse koostamise käigus. Et küsitakse liiga palju rolle, ehkki tegemist on siis töövõtte või käsunduslepingutega, kus võiks anda ettevõtjale selle vabaduse otsustada, et millise spetsialistiga seda tööd teeb. Küsitakse igasuguseid tõendeid ja dokumente juba pakkumuses, ehkki neid võiks küsida enne lepingu sõlmimist. Ja kõige hullem, et palutakse asi juba valmis teha. Eks ole, et kui tahad ikka logo endale disainida ja siis küsid, et logo näidist juba pakkumuses, siis see on mõneti kurb nendele ettevõtjatele, nendele 10 siis, kes osalesid, aga ei osutunud edukaks. Et me näeme seda, et ettevõtjad väga paljud ettevõtted on tõstnud pea ja pliiatsi ja asunud siis seda halba praktikat välja tooma ja näitama neid hankijaid ja rohkem esile tõstma, kes on viinud läbi häid hankeid ja seda see juhend siis peegeldab. Ja see ei ole Turundajate Liidu selline kuidagi üksinda tehtud töö, et eeskuju on näidanud näiteks ITL, mis koosneb infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni ettevõtetest ja nemad on samuti teinud parimat praktikat tarkvaraarendus-hangete puhul ja samuti ka koostanud sellise mudelhanklepingu, mis kohaldus tarkvarateenuse hankimisel koskmeetodil. Et just selleks, et hankijad, kes peavad ühel päeval ostma koolitoitu, teisel päeval tarkvaraarendusteenust ja kolmandal päeval just seda turundajat endale, et mingisugust sõeluuringu, eks ole, kohale ilmumist propageerida, et siis oleks tugi neile hankijatele ja tulemus minu meelest on väga hea. Ja siin võiks nagu küsida,
et nii palju know-how'd on veel nagu peidus, et kus näiteks on ehitusettevõtjate või projekteerijate liit oma parimate praktikatega, sest seal on ju ka palju hankeid ja palju raha. Kaitsevaldkond on selline väga reguleeritud valdkond ja mul nagu ei tule pähe, kas seal on mingisugune juhis olemas. Ma ei tea, kas sa teate, kas... Tean, et Eestis ei ole. Ja samamoodi küsimus, et kuna ta on väga spetsiifiline valdkond ja kui ma siin ennist ütlesin, et riigihangete õigus ju kohaldub olenemata sellest hankelepingu esemest, enam-vähem samamoodi, siis tegelikult just kaitsejulgeolekusektoris on see väike erand, et seal tuleb hakata analüüsima, kas meil on kaitseotstarbelise asjaga tegemist ja seal kohalduvad erireeglid. Nii et selles mõttes oleks väga hea näha, et millised võisid olla need parimad praktikad, kui me ostame kaitseotstarbelist varustust. Siin hiljuti vaidlesime just selle üle, et kuidas peaks droone ostma Kaitseliit. Et küsimus, et milline on see testimise kohustus, kas kõik võimekused tuleb läbi testida või võib osta drooni ka osaliselt testituna. Ehk need on asjad, mille üle meil on kaks võimalust riigihangetes, kuidas selgust luua. Üks on see, et vaidleme kohtu kaudu, see on väga kallis ja kõigile selline nördimust tekitav. Et vaidlustes ei selgu ju ka tõde, vaid võitja. Ja teine võimalus on just koondada ettevõtjate see know-how ja võib-olla mängida see läbi ka hankijatega ja siis väljastada selliseid juhendeid, nagu on ITL teinud või nagu on teinud Turundajate Liit. Kas kommenteeritud väljaandes on ka mingid sellist know-how'd, mida nimetatud asjaosalised võiksid lugeda? Jaa, esitas kõigile nendele dokumentidele on selles suures raamatus viidatud ja kui mõelda, et kas nagu pakkujale, kas turundushanke huvilisele on kommenteeritud väljaanne kuidagi kasulik, sest loomulikult, et see raamat on koostatud ka pakkujale. Kui näiteks võtta just turundusteenustele konkureerijad, et pakkujad sageli mõtlevad riigihangetest teistmoodi kui hankijad. Hankijad huvitab see, et kõik oleks korrektne, ta järgiks riigihangete õigust ja et jõuaks nagu lepinguni. Ja et ei tuleks audiitor. Ei teetaks finantskorrektsiooni otsust. Pakkujad, kes on ettevõtjad, mõtlevad tüüpiliselt millele? Sellele ärile, mõtlevad, et oleks konkurents, tal oleks võimalik osaleda selles konkurentsis ja mõtlevad efektiivsusele näiteks. Ja seetõttu need arusaamised on erinevad ja pakkujal võib sageli tekkida küsimus, et miks hankija käitub nii rangelt ja võib-olla isegi mõnikord tähenärijalikult. Et me rääkisime, tuli töögrupis väga pikalt sellest niisugustest küsimust näiteks, et miks me ütleme riigihangetes tehniline kirjeldus, mitte brief või miks me räägime riigihangetes pakkujast, mitte agentuurist ja et mida tähendavad need üldpõhimõtted nagu selles riigihanke menetluses, et pakkujad ei mõtle sageli sellistes kategooriates, et miks näiteks portfoolio ei ole sobilik hindamise kriteerium, et miks mitte hinnata varasemat kogemust. Et väga mõistlik, kui mul on tekkinud mingisugune varasemate tööde referents, aga samas riigihangete seadus ütleb meile paragrahvis 85, et hindamiskriteerium peab olema seotud hankelepingu esemega. Kas portfoolio on? Sageli, eks ole, ei pruugi seda olla. Ehk, aga ka sellised küsimused, et kui ma osalen riigihankes, et mida siis näiteks tähendab võrdne kohtlemine, et siis tuleb välja, et see ei ole lihtsalt mitte nagu selline loosung, vaid et sellel on praktiline järelmõju, et kui ma oma pakkumus olen ära esitanud, et ma siis ära muuta ei saa või et ma ei saa asuda hankega läbirääkimistesse või et ma ei saa siis, kui ma see lepingu ära sõlminud, sinna visata oma tüüptingimusi juurde, et kuulge, by the way, mul on oma kontsernisisesed tüüptingimused, mida ma pean alati lepingule lisama. Või et ma ei saa hakata hankelepingut muutma lihtsalt nii nagu tsiviilõiguslike lepingute puhul, et poolte kokkuleppel. Ehk need on need asjad, millest sageli pakkujad ei mõtle, sest need ei peagi huvitama riigihanke õigus, kõik need rägastikud norme ja seda sisemist loogikat. Aga kui pakkuja soovib aru saada, miks hankija käitub nii, nagu hanke käitub, et siis riigihangete kommenteeritud väljaanne on väga hea allikas, kus saada natuke teavet.